pensionile jäi. Siis jäi aega üle ja siis nii kui ma prouale ütlesin, et siis oli piisavalt mõistust ka juba pähe kogunenud ja niimoodi siis, aga muidugi kui ma hakkasin seda, siis ma hakkasin nendest puulõigetega. Ma kunagi aastaid tagasi sain kutsealavõistlustele auhinnaks ühe klaveeringu. Ja siis ta seisis mul vist 30 või veel rohkem aastaid seinad peal ja siis ma hakkasin seda asja uurima ja kuidas ikka seda tehtud ja kõik nii ja naa ja siis seda tehnoloogiat uurisin ja siis tegin tööriistad ja nii ta siis arendasin iseennast vaikselt juurde ja siis kui mul kõik ettevalmistused olid tehtud, siis tekkis mul üks suur küsimus. Et sul on nüüd kõik tehtud, aga kas sa midagi oskad sinna peale ka panna, mida üldse klaveerida? No aga paberi peal saab ette teha ja siis sai kordasin, siis on kõiki variante tehtud. No viimased nüüd lipikad siin sai tehtud ja ühe ma võtsin siia kaasa. Mul oli üks, ma pärast loen ette, mul on siin üks liplika valss, see sõnad ja koos viisiga. Ja aga seda ei saanud kuidagi siis trükkida ja teha, siis kõigi liplika pendi sinna juurde kätte. Vaat siis tuli jälle liplik klaveerida valmis ja üks asi nõuab teist. Ja siis ongi paljude luuletustel on pilt juurde tehtud klaveering. No luuletusi loen enne, mul on siin, võtsime viisid ka kaasa, et mängida. Aga nende asjadega on jälle niimoodi, et ma jäin sinna poole. Ja siis niimoodi nende asjadega sai ja muidugi Robertiit, ma selle kõige esimese tegime väikese Märjamaa kirikuga. Ja ma viisin Tiidu kätte ja aga Tiit on muidugi lahke mees, ütles, et oi, vägev, kas teha tantseb? Proovi edasi.